Nii, ja me oleme nüüd hoogsalt läinud keedutaigna juurde. Et minul on siin potis nüüd 3 põhikomponenti keedutaignal. See on vesi, sool ja või. Ja ma lasen tema nüüd keema. Kui ma olen tema nüüd keema lasknud, siis ühe korraga ma panen sisse kogu jahu ja nii kaua hoogsalt segan, kui see gluteenist moodustub poti põhja väike kilejas moodustis ja jahu on nagu üheks klombiks saanud ja siis sellele hetkel ongi see tuuletaigna põhitaigen valmis. Edasi ma kallan ta juba vahustajasse ja koos selle reketiga natuke jahutan teda ja hiljem hakkan ühe muna kaupa ühendama selle kuuma taignaga nüüd mune. Iga muna tuleb eraldi sisse vahustada. Vastasel juhul see taigen lihtsalt ei ole õige. Ja kui nüüd midagi siin kuskil läks valesti, see tähendab, tuleb otsast peale hakata. Nii, ja minu tuuletaigen ongi valmis. Tuuletaigen peaks moodustama nüüd siin otsas niisuguse hästi ilusa kolmnurga. Ma panen selle tuuletaigna ehk keedutaigna endal pritskotti ja lasen hästi suure avausega läbi tülle. Siit veel ma kõigepealt kontrollin, kas ikka tuleb. Tuleb. Näed sa. Armsad sõbrad, meil on tuuletaigen valmis lastud ja lähevadki nad siia ahju ja kindlasti tuleb lasta nüüd ka auru ahjuukse kinni ja lasen 8 sekundit auru ka. Minu ahjus on jälle see temperatuur 160, aga kodudes kindlasti vaadake 200-210 kraadi. Mul on äkilisem ahi lihtsalt. Maailma munad ahjust välja tulemas. No vaata, kui palju tuuletaskuid meil ahjust välja tuleb. Kogu maailm on nüüd täis. Kreem on sees ja ei ole muud mitte midagi jäänud, kui veel natuke tuhksuhkrut. Ikka veel tuhksuhkrut ja veel rohkem tuhksuhkrut.